Tere tulemast Aianduskeskusesse Hortes ja Eesti Floristikakooli live-show'le, mida me nimetame jõulusähvatuseks. Welcome to Estonian Florist School and Garden Center Hortes, and there is a big Christmas flash. Jõuluaeg on üks suur muinasjutt, kus me tavaliselt loome selliseid toredaid illusioone, loome meeleolu ja tahame endale teha väga suurepärast muinasjuttu. Mis muinasjutt on? Need on päkapikud, meeleolu, valgus ja see kõik on see, mida me väga jõuluajal ootame. Christmas time is very wonderful time. And in fairy tale, everyone wants to be somebody, wants to decorate our rooms, wants to decorate our houses. And Estonian Florist School, and of course Hortes, is making all dreams come true. Kuidas muinasjuttu luua? Kuidas sellist toredat situatsiooni endale teha? Me oleme praegu siin Aianduskeskuses Hortes. Meie selja taga on Eesti Floristikakooli õpetajad ja me läheme kohe vaatama, mida nad selle muinasjutu loomiseks pakuvad, milliseid mõtteid, milliseid ideid ja milliseid võtteid ja milliseid tehnikaid võiks olla teil koduses interjööris enda muinasjutu loomiseks. Now we want to know how you make your own fairy tale. Meeli, you first. Sina oled esimene. Ilusat jõuluaega kõigile. Et ma ise mõtlesin selle muinasjutu peale. Kindlasti on see minus iseendas, minu kodus. Ja ma püüan seda ka oma lastele edasi anda, et kogu meie elu ongi tegelikult muinasjutt, silmad lahti ja naudi. Siin on sul kasutusel uisud ja uiskude sees on ilus seade plastvahu sees, et miks just uisud? Uisud sellepärast, et ka mina olen kunagi väike tüdruk olnud ja sellega seoses mälestus ja teisalt olen valinud ka valge värvi, sellepärast et lumeootus on meil kõigil sees ja siis need uisud ja lumi ja valgus, et need on minu jaoks jõulude märksõna. Aitäh! Svetlana, ma vaatan, et sinu töös on kasutuses küünlad. Küünlad vist on päris pikk traditsioon meie jõulu meeleolus, et miks sa võtsid küünlad ja kuidas sa oled nende küünlalte kasutamises seda muinasjutu loomas? No loomulikult käes on ju detsembrikuu, ehk siis me ju süütame kõigepealt ju advendiküünla, ehk siis kus on need numbrid ilusti seal reas ja minul on siis ka nii-öelda see 4 advendiaja küünlad on siin lauale toodud, ehk siis esimene advent on juba selja taga, et esimese küünal võiks juba ära põletada, nädalavahetusel tuleb teine advent, saame teise küünla süüdata ja nii edasi. Ja siis miks mitte neid küünlaid kuidagi nagu teistmoodi kaunistada ja ehtida sellel pimedal ajal, mis meil praegu on. See on hästi huvitav, et nende küünalte juurde kuulub selline traaditehnika või et mis moodi sa need traadid ja need materjalid siia juurde oled saanud, et kuidas see nagu teha või et missuguseid õpetusi sa praegu kohe jagaksid nendele, kes praegu vaatavad meid? Nojah, loomulikult on igas majapidamises olemas selline asi nagu spoon ja nagu siin on näha, siis mul on ka siin laua peal, sa võid näidata ja et üks floristikakooli õpetaja alati mõtleb, et mida siis selle spooniga teha annab, aga miks mitte siis seda küünalt kaunistada ja selleks siis ma olengi lõiganud selle spooni väikesteks tükkideks, pannud ta traadi otsa, lisanud natukene seda kuldset sädelust ja siis loonud sellise õrna disaini sellele küünlale ümber. See on väga huvitav, vaatame, mis siit välja tuleb ja suure põnevusega, kuidas saab küünlaid kaunistada või dekoreerida. Katrin, mis sinul on nüüd seal juures? Minule meeldib, et Heli on siia pannud sellise kuldse oksa ja natuke puitu. Miks just see valik? Mina olen inspiratsiooni saanud loodusest ja mulle väga meeldib endal looduses käia ja tegingi sellise nii-öelda karkassi, kasutades tõesti oksi ja värvides need kuldseks. Aga samas on naturaalne jäänud siin see pakkal.
Ja miks ma kasutan seda? Sellepärast, et minu meelest on see väga modernne, sobib isegi ainult niimoodi kasutada, kui on selline lakooniline modernne kodu. Miks mitte? Ja mina olen siin kasutanud väga huvitavaid, eelnevalt rääkis Svetlana, et küünlaid, aga mina olen kasutanud siin pulberküünalt, mis on meile turule tulnud. Selline tore pakend, et ma arvan, et siit Hortesest ka leiab selle täiesti üles ja saab kasutada erinevates seadetes või erinevates ise. anumates. Täpselt nii. Ja. Et minule väga meeldib see, soovitan. Aitäh! Jõulupuu on üks väga traditsiooniline selline muinasjutu teema, mida me jõulude ajal kasutame. Ja ma olen praegu meie õpetaja Svetlana juures, kes juhib meie venekeelset õppetooli sõna otseses mõttes ja sätib. Ja sinul on nagu jõulupuu. Mis asi see on ja kas see on jõulupuu üldse? Just. Tere kõigidele ja ma olen kasvanud ja meil alati olnud jõulupuu olemas. Sul on ainult teistsugune jõulupuu, see ei ole päris traditsiooniline kuusk. Just täna ja mitte, aga miks ka mitte proovida midagi uut. Milliseid materjale sa oled kasutanud või kuidas sa oled siin praegu alguses seda jõulupuud korraldanud, et mida peaks tegema siin? Tegelikult kõigepealt hea tuju, hea tervis ja head ideid. Ja selleks, et kasutada häid ideid, võib kasutada kõike, et me võime ehtida jõulukuuske mida iganes. Täna on väga suured võimalused. Ma näen, et sul on siin skeleteeritud lehed ja sa oled neid mismoodi siia kinnitanud? No ikkagi kinnitanud traadiga ja teipiga ja ikkagi nagu, et nad hästi püsiks ja et seda saaks kasutada ka mitte ainult ühe aasta, võib ka teise aasta ka võtta ette. No super, selline väga vastu traditsioonidele selline eriline jõulupuu, mida võiks siis tegelikult panna laua peale või kuskile ja ootame põnevusega, kui see täna valmis saab. Aitäh sulle! Jelena, sina oled siin ka kasutanud puitu. Tere ja head jõuluaega ka. Mina kasutasin puitu, ma tõin Eesti Harku metsast leppa. Lõikasin ta sellisteks ketasteks ja ajasin vardadele otsa. See seade nüüd on lauaseade. See kaunistab mul lauda vähemalt 2 nädalat, kuna kasutan lilledeks ratsuritähte, mis on väga pika säilivusega lill. Ja samuti siia tuleb juurde ka küünal ja tõrkere ümber, seal on visi. Siia tuleb seade peale ka küünal, männioksi ja natuke dekoratsiooni, jõulupalle. Ja miks just ratsuritäht? Et see on tagurpidi, nagu ma aru saan. Ja ratsuritäht läheb siia selle seade külge tagurpidi kujul. Selleks on siin tehtud mul traadist sellised jalad kinnitamiseks ja tagurpidi saab ilusasti ratsuritähte kasutada, kuna tema tüvi on nagu ampull. Seda veega täites tarbib ta seda vett ja õitseb mul edasi. Ahaa. Ta läks ka sedasi õide mul olles juba tagurpidi. Nii et võib kodus panna ka tagurpidi lakkevaasid ja ratsuritähe sisse. Täpselt. Tuleb ainult aeg-ajalt vett lisada siit samast sisse valades. Aga aitäh! Ville ootamas. No see on tõeliselt huvitav. Ma tulen sealt praegu teie töö juurest oma pika pilguga siia meie Eesti Floristikakooli taimetundmisõpetaja töö juurde ja tema õpetaja Pille teab siis kõiki taimi peast. Aga sul on terve suur laud siin ees ja see on täiesti tühi, kui teistel on igasugust nodi pandud laudade peale. Miks sinu laud on tühi ja mida sünnib sinu laua peal täna? Mina katan jõuludeks laua. Restorani ei saa minna, kutsun
kokku oma lähedased, oma perega, teeme piduliku õhtusööma ja. Kas tulevad ka lauanõud? Ikka ja kaunistused ka. Ja kaunistuseks siis valisin sellise pika vaniku, täiesti traditsioonilise. Siin sees on jugapuud, elupuud, lumimarja, iileksid, kõiki rohelisi oksi, mis te aiast leiate, kõiki võib kasutada. Ja siis selle jaoks, et seda vanikut teha, on vaja sellist pajukeppi, võib-olla kontpuu, paju, mis iganes. Ja siis need oksad me teeme sellisteks väikesteks pundikesteks ja need ma keerutan võt sellise pooliga traadiga, keerutan siia ümber ja hakkan niimoodi minema. Ja see näputöö käib siis niimoodi kuni lõpuni välja. Mina olen siin juba valmis teinud, aga kodus on mõnus õhtune nosimine. Vaatad telekat või midagi ja muud kui keerutad. Võtad järgmise oksa jälle ja niimoodi lähed edasi kuni siis 2 meetrit. või hoopis 3 meetrit või 4 meetrit. Sa nimetasid kõik need toredad ladinakeelsed nimetused või meile need taime nimetused. Ma arvan, et see oli väga tore mõte, et sa ütlesid, et võib kõiki rohelisi taimi kasutada, mida vähegi igihailat aiast leida võib. Ja väga tore mõte, et kui kodus on keegi üksinda, tore tegevus, kui kodus ollakse perega, kas lapsed võivad ka osaleda sellises tegevuses? Loomulikult, minu lapsed kõik said kätt proovida. Selle vaniku tegemisel on ju? Ei no just mitte selle, aga kõik nad hakkasid omale mingisuguseid puntrakesi punuma. Aga kui mul sellist traati ei ole, mis siis saab? Hortesist ostate, see pooli peal on olemas. Igas ehituspoes on selline traat olemas, pooli peal traat, väga hea pehme teha. Rohelist värvi, halli värvi. No nii, suurepärane. Ma vaatan, et nüüd kõik õpetajad on oma tööde juures usinasti ametis. Ma tõmban ennast natuke siit kõrvale ja me saame korraks veel vaadata neid töid, mis siin ringi on pandud ja meil on kokku 6 erinevat tööd ja kõik on väga erilised ja ma olen rõõmus selle üle, et kõiki töid saab ka järgi teha, et kui nüüd kaamera võtab hetkeks korraks veel neid tööde tegemisi ja neid töid vaadata, ehk siis, et millised on need materjalid, millised on need ideed, kuidas siin jälgida ja ma vaatan isegi, et laua peal me näeme suurepäraselt kõiki materjale nagu pildi peal, et kui keegi tahab ise järgi proovida, siis ta võib seda julgesti teha. See on tore, et ka sina, Inno, oled jõudnud siia muinasjutu metsa. Mina olen juba siin tükk aega ja olen mõelnud, et kuidas ikka jõuludeks oma kodu kaunistada. Ja me oleme kõik võimelised ja saame ise hakkama muinasjutu loomisega. Katrin, tahad? Ma näitan sulle, kuidas Aianduskeskus Hortes aitab kaasa kõikidel kodudes oma muinasjutu luua. Lähme! Lähme! Katrin, vaata, me oleme muinasjutus. Me oleme ühes suures muinasjutus, kus koos on vahvad värvused. Siin on palju huvitavat detaile, et iga inimene saab oma kodus teha endale oma muinasjutu. Mis see muinasjutt on? Muinasjutt on toredad päkapikud, mille me oleme ju ise endale välja mõelnud. Muinasjutt on head soojad pehmed toonid, selle aasta jõulu, ütleme, trend,
mis võiks olla, mis on selline eriline värvus, millega me võiksime kodusid kujundada ja võib-olla midagi teistsugust teha, ongi selline härmatanud lilla toon, selline natukene jäitunud, mõnus ja vaata, sul on endal ka sulepoa ümber, see tähendab seda, et see ongi selline natuke glamuurne muinasjutt. Lähme natuke edasi, ma näitan, kuidas muinasjutt muutub kodusest muinasjutust, kus on loomad, väiksed kitsetalled, kus on päkapikud ja kui kodu hakata kujundama, siis võib-olla koduses jõululauas ma pakuksin sulle välja sellise väga uhke ja põneva selle aasta tooni ka, selline natuke eukalüpti või sellist õrnemat rohelist, näiteks taldrikud, kõik kogu jõululaua kaunistuse võib muuta ja siin ümberringi on näha, mis sellist pidulikkust loovad, küünlajalad, roheline toon, loomulikult jõulude juurest ei puutu ka klassikaline värvus, see on klassikalised jõulutoonid on punane, roheline, kuldne, aga siis kui midagi uut ja sellist innovaatilist teha või midagi sellist, mida pole varem olnud, siis ongi need sellised erilised toonid just. Ja näiteks siin, kui me läheme siin edasi, sa näed selles aianduskeskus Hortes jõuluväljapanekul on jagatud see 4 osasse, ehk siis me oleme praegu nagu selja taga jääb meil muinasjutuala ja nüüd siin me oleme jõudnud sellisesse toredasse koopasse või sellisesse vaiksesse, sellisesse mõnusasse talvisesse ja näed sa, siin tulema näitan sulle. Siin on hoopis teistsugused toonid, siin on must. Suurepärane, selline natuke sügavikuline. Siia juurde kuuluvad sellised tumedamad toonid, hõbedane, pruun, mis muudab kindlasti selle aasta jõulu suuresti muinasjutuliseks. Kas teed sa seda endale? Aga milline muinasjutt sinul tuleb? Minu muinasjutt tuleb tõenäoliselt selline jõulukoopa muinasjutt, sest mulle meeldivad sellised sügavad toonid, sellised tumedamad, sinakad, hallikad, mustad, tumedad toonid, see muudab hästi huvitavaks. Sügavus ja üllatus on hästi oluline. No mina olen naine, minule meeldivad ikka lillad, rohelised ja roosad. Nii et tulge aianduskeskusse Hortes ja te saate endale luua kõik oma muinasjutu. No me oleme siin taas jälle selle toreda usinate nobenäppude juures. Jõuluaeg on selline tore toimetamine ja see tähendab seda, et me tegelikult olemegi ju väga palju ka kodudes ja jõuluajal tahame oma kodudes erinevaid dekoratsioone ja kaunistusi luua. Meie siin oleme aianduskeskuses Hortes praegu, kus on siis selline suurepärane jõulumuinasjutu aeg, nagu ma rääkisin ka siin just hetk tagasi ja me vaatame, mis praegu Eesti Floristikakooli õpetajad on tegemas, milliseid jõulukaunistusi ja mida võiksid kõik, kes praegu kodudes on, järgi teha. Ma olen praegu õpetaja Meeli juures ja ma vaatan, et enne me vaatasime siin nende uiskude juures olemast, aga et siin on väga luksuslikud lilled, orhideed, palenopsis, et me võime veel väga professionaalselt öelda. Miks sa oled selliseid värvuseid just kasutanud või miks on see valge? Miks võiks, äkki peaks olema punane siin? Idee ja mõte oli mul valgest, mul oli endal selle valge talve igatsus ja teisalt see palenopsis, see orhidee on mu täiesti vaieldamatu lemmiklill ja ta on niivõrd graatsiline, et see lill lihtsalt ei vaja mitte midagi muud enda ümber, et kui mul on siin algmaterjaliks uisud ja siis on kaunistuseks orhidee, et need 2 ideed kokku panna ja natuke talve sisse tuua, siis ma tõin mändi, meie kohaliku Eesti mändi ja et veel seda jõululikkust, siis on meil muidugi jõulumunad ja pärast tuleb siia natukene valgust ka, et ta peaks mulle nagu näitama sellist uisuväljakut, sest mulle siin aluspõhjaks on peegel. Kui ma tulen siia aianduskeskusse Hortes ja tahan siit endale ühe palenopsise kaasa osta, kas ma võtan kodus suvaliselt saapad kapist, panen need laua peale ja pistan need orhidee potid sinna saabaste sisse? Kas see on nüüd hea ja kas võib nii teha? Ei, orhidee peab juua saama ja orhideed, mis siin Horteses on, kasvavad potis ja te saate ilusti need
oksad pealt maha lõigata, taim jääb edasi kasvama, väga selline kasulik tegevus. Ja siis siia sisse on mul pandud selline šmammi moodi materjal, mille nimi on vahtplast ja seda ka saab väga paljudest kohtadest, kindlasti lillepoodidest saab ja see vahtplast tuleb omakorda niiskeks teha ja mul on veel, et ta uiske ära ei rikuks, pandud sellele vahtplastile ümber kile. Et väiksed tükid ja kõik orhidee, et ta saaks juua, on sinna vahtplasti sisse pandud, nii et see pole üldse keeruline tehnoloogia. No super, ma arvan, et igas kodus leiduvad ühed vanad saapad või vanad uisud, sul on küll nad väga uued ja väga graatsed siit, aga võib ju täitsa julgesti kapist leida ja siis need julgesti välja otsida, nii et idee on väga põnev, minge ja vaadake oma kappidesse, äkki seal on mõned saapad, mis vajavad natuke dekoreerimist. Katrin, mis sinul paistab seal? No mina vaatan seda, et siin Svetlana on samamoodi kasutanud erinevaid orhideelisi ja tegelikult see spoon, mida ta enne näitas, on hästi põnev materjal. Aga lisaks orhideelistele, mis siis siin veel on? Jah, et natukene seda õhulisust ja õrnus ja küünla ümber luua, siis on siin mul kasutusel ka värvitud aspera oksa, mis siis on jõulude ajal on tihtilugu ka erinevaid kuldsetest toonidest saada ja täna nad siia täiesti hästi ju ideaalselt sobib. Ja siis ka kõrrelised. Et samamoodi on need ka värvitud kuldsega ja väga hästi sobib neid kasutada ka erinevates seadetes. Ja mis peamine, kuna nad on juba värvitud, siis sa saad neid ka kasutada ilma veeta, sa ei pea neid vette panema. Ja sa saad lihtsalt täiesti rahulikult vaadata, kuidas ja mismoodi see sulle kõige paremini sobib. Aga mina tahaks kohe teada, et kuidas see spoon seal traadi otsas püsib. Et äkki sa korra näitad meile niimoodi lähemalt ka, et mismoodi siis sa oled selle sinna pannud? Vaadake, kas kaamera hakkab väga hea. Siin on nüüd mul see spoon pandud traadi otsa, et traadi ots on natukene ära keeratud ja siis kuuma liimiga siis ühelt poolt ja teiselt poolt ma olen siis selle nii-öelda siia traadi ümber siis selle spooni sedasi kleepinud. Ja et natukene seda sära siia juurde panna, siis loomulikult kuldset tooni olen ka siis siia juurde lisanud. No mina tean, et see võtab päris kaua aega. Kaua sa neid spoone ikkagi tegid? Tegelikult jah, neid selliseid väikseid nii-öelda tükikesi on mul siin üle 200 kasutusel täna ja päris palju ka aega võttis, tuleb tunnistada küll jah. Et tegelikult saaksid ka lapsed sellega hakkama ja saaks ka tavainimene, et kui ta ostab liimipüstoli ja traadi ja on kodus spooni, et on see täitsa teostatav. Ja, et siin tulebki just läheneda hästi loominguliselt ja mõelda, et kuidas ja mida ma saaksin teha, sest tegelikult sellise ruudu tükikese väljalõikama spoonist ei ole üldsegi ju keeruline ja lihtsalt vanemate kaasabil natuke kuuma liimiga aidata, et kuna kuum liim on ohtlik, et ka ise kõrvetasin ennast ära, seda juhtub alati, aga et jälgida, et selle kuuma liimiga õnnetust ei juhtuks ja koos vanematega lapsed, miks mitte sellist vahva asja ette võtta. Aitäh! No tõesti suurepärased ideed, et vaadata seda lihtsat traditsioonilist küünalt. Mina olen jõudnud praegu meie õpetaja Heli juurde ja Helil on siin pandud, ma saan aru, erinevad küünlad, aga see küünal on teistsugune. Me enne näitasime, et see oli hoopis pulberküünal või selline puruküünal, millega saab igaüks ise hakkama. Aga kas, Heli, ole hea, ütle, kas iga inimene saab sellega hakkama ise tehes seda või peab selleks kooli õppima minema? No, kui on hea tehniline taip, siis võib-olla isegi saab hakkama. Aga ikkagi soovitan natukene õppida ka seda, sest meie anname seal koolis väga head tehnilised võtted. Milliseid tehnilisi võtteid peaks siin selle töö tegemise juures arvestama? Siin on selline asi, et mina kasutasin näiteks ehituspoest olevaid elektrikaabli vitsasid ehk nipukaid ja nendega kinnitasin oksad omavahel. Kas selleks sul on mingid väga uhked oksad, kas need võivad olla tavaliselt oksad metsast, raagus oksad, mis praegu enam lehtes ei ole, võib suvalisi võtta või on mingid erilised oksad siin?
võib täiesti vabalt võtta meie metsast ja ma ütleksin, et männioksad on väga head, sest nad on hästi ilusad samasuguse struktuuriga ja sellised keerdus ja väga-väga ilusad, et saab täiesti meie metsast kasutada oksi. Selle töö juures on väga huvitav selline puidust pakk siin all. Näiteks mul on kodus kamiin, mul on mõned kasepakud või mõned männipakud. Kas ma võin ka neid kasutada selle töö tegemisel? Võib küll, aga siis peab arvestama proportsioone. Kui on ikkagi kitsam pakk, siis ei saa teha, eks ole, nii suurt siia peale. Et neid proportsioone peab natukene arvestama. See ongi see, mida koolis vist õpitakse. Just nimelt ja selleks peabki kooli minema ja õppima. See on tore mõte. Ja siin on, nagu näha, me oleme kasutanud ka jõuluehteid, kuhu me paneme lilled sisse. Oi, see on huvitav idee. Ehk siis, et tegelikult ma saan aru, et jõuluehted ei pea ainult jõulukuuse juures olema, aga neid võib ka kompositsioonis kasutada, et see jõuluehe me kaamera saab väga ilusti näidata praegu. Näita korraks veel seda orhideed, et siis ma saan aru, selle kuuli sisse on pandud praegu vesi. Ja vesi me paneme, siin on kohe meil spetsiaalne selline ampull, mis me saame panna, ampulli täitja on see. Ja paneme siit niimoodi, vajutame ja saame siit vee sisse. Ja sellise tilgapudeliga saab kenasti täita seda. Paneme jõulukuuli sisse vee. Nii võib ka neid laua peale ju panna ja sinna saab ka falenopsiseid sisse pista. Suurepärane, väga tore idee. Aitäh sulle, Eli. Vaatame, mis meie naabrid teevad. No nii, Svetlana, sul hakkab juba täitsa looma. Oi, see on väga raske. Mis siin all kõik on ja räägi meile, kuidas see tehniliselt on teostatud? Ja aitäh, Katrin. Ja tegelikult teostatud niiviisi, et ikkagi käidud metsas, korjatud, kui siit natukene on näha, et puidust ja ikkagi kasutatud firma Oasist ja natukene lakitud, ütleme, valitud oli putt ja see on selle jaoks, et nagu ütleme, seda kuuskene hoiaks ja all siis meil niipidi, et ikkagi kasutame seda plastvahu ja see Oasisse firma, mille tõttu me saame seda kinnitada siis altpoolt ja nagu teha mingi kuju endale kuuse moodi, et ta hoiaks nagu püsti. Ja et tegelikult inimesed on erinevad, maitsed on erinevad. Mina arvan, igal ühel on nagu oma kodustiil, oma maitse, oma tehnika ja kuidas ta tahaks nagu kaunistada seda aastat või järgmist või ülejärgmist, et minu puhul praegu tänane seade on selline, et seda saab kasutada ka järgmine, ülejärgmine ja üle-ülejärgmine. Saate seda panna lihtsalt pööningusse või kuhu iganes või hoida seda ja hoida seda igavesti. Ehk ma aru saan, et on võetud pott, sinna sisse on pandud plastvaht, siis on kasutatud selliseid, siit ei ole hästi näha, aga puitu, eks ole, puuoksad ja sinna peale ja see ülemine osa on ka siis see koonus plastvahust. Ja plastvahust välja lõigatud, spreiga üle värvitud ja natukene sellist, see võiks olla ka ilma nende lehtedeta täitsa ilus seade ju. Täitsa nõus olen. No nii, ilma lehtedeta täpselt samamoodi. Nii et natukene ainult vahendeid ja tegelikult saad endale igavesti seisva kuuse, mida saab iga aasta uuesti dekoreerida. Väga kena. Aga sõna Innol. Väga äge. Ma olen Jelena juures ja Jelena on teinud siis meie sellise naturaalse puidu ketastega tööd. Jelena, ütle mulle palun, kust sa said need kettad? Kes sulle need tegi või sa ise saagisid need? Ei, saagis ikka kallis abikaasa. Pärast kuivatas, siis lihvis ja isegi nende varraste otsa ka
tema ajas neid, mind ei usaldanud väga. Tegi nii, et on võimalik täiesti lahti võtta kõik eraldi. Vardad, kettad. Tänapäeva koduses kujunduses tuleb arvestada seda siis, et peab olema keegi hea sõber või elukaaslane, kes aitab teha selliseid tehnilisi töid või siis kas ütleme, floristi ameti juurde kuulub see, et peaks olema ka kindlasti tugev, füüsiliselt tugev, et jaksaks kõiksugu saagimiste ja kõikide töödega, aga sul on täitsa trell. Ei pea olema tugev, peab olema hea instrument ja sellega saab hakkama. Ja, see on väga hea. Ehk siis kas tänapäeva floristid kasutavad sellist trelli oma töödes? Ja suurepärane trell, pean kiitma ja sellega ma tegin siia ketaste sisse päris hulginisti auke selleks, et kogu oma dekoori, küünlaid ja ka need ratsuritähed kinnitada. Vägev, väga hästi töötab, ma saan aru, et abikaasa on ka seda korralikult õlitanud, et see toimiks. Aga nüüd sinul on siin ratsuritäht ja sul on ka siis küünlad. Selline huvitav tehnikat. Räägi meile veel kord, kuidas see küünalde kinnitamine käib ja kas küünlaid, kuidas kasutada sellise töö juures? Selleks, et need küünlad siia kinnitada, tekitasin ma nendele traadist karkassi. See näeb niimoodi välja. Siin on 2 jämedamat traati sisse lükatud nii, et traadid peavad ennem natuke kuumutama tikuga. Ja selle traadi karkassi peale tuleb siis kasutades sellist pabertraati dekoreerida nii, et lihtsalt mähkida peale. Ahaa, jaa, just. Ehk siis sellist dekoreeritud traati, see tähendab seda, et see on kaetud paberiga, selline pabertraat vist nimetatakse seda. Jaa, see on pabertraat. Muidugi võib ka takunööri näiteks kasutada. Või lõnga. Või lõnga. Aga kuna sellel pabertraadil on traat sees ja ta ikkagi jääb enam-vähem sellisesse kuju, kuhu ma ta panen, et ta on mugav kasutada. Siin on naturaalsed toonid, ehk siis tegelikult sa kasutad vist, ma saan aru, seda pruuni pabertraati sellepärast, et siin on ka naturaalne puidust ketas. Aga ma küsin sinu käest, ütle mulle, Jelena, kas neid küünlaid tohib põlema panna? Nende küünaldega tuleb ettevaatlik olla ja neid jälgida. Nad kindlasti ei tohi ära põleda. Jah, peab olema ikkagi väga turvaliselt ja jälgitav. Ehk siis võib-olla me võimegi öelda siin vaatajatele, et praegu hetkel, et need on sellised dekoratsiooniks mõeldud seades küünlad, et neid võib-olla ei olegi hea põlema panna. Või kui tahab, siis aianduskeskuses Hortes ma vaatasin, olid ka elektrilised küünlad. Ka neid võib siin vist kasutada või võib? Jaa, ikka võib. Ja see on palju turvalisem. Ehk siis, et kindlasti peab seda jälgima, et jõulude ajal oleme ikkagi kindlad ja kodu turvalisust jälgime. Ehk siis, et tulega tuleb olla väga ettevaatlik. Aga nagu ma aru saan, hakkab meie aeg varsti juba lõppema. Me hakkame otsi kokku tõmbama ja meie floristikooli õpetajad hakkavad oma töid tasapisi lõpetama. Need lauad saavad juba korda, aga meil on veel, Katrin, üks töö veel praegu korraks üle vaadata. No mina kohe vaatan siin Pille ilusat lauda ja tahaks juba siin istuda ja süüa, et kui nüüd jõulud saavad läbi, siis kaua selline vanik võib laua peal veel olla? No jugapuu kestab hästi kaua, et selle ma arvan, et uue aasta peo saab ka veel ära pidada. Et oleneb, mis oksi kasutada ja vahepeal võib natukene piserdada selle käsipihustiga, hästi õrnalt teha sellist väikest udutust talle. Aga kestab küll, jaa, et jõuluaja ja võib-olla uue aastani välja ka. Ja näiteks kui kasutada nuluoksi, siis need ka okkad kuivavad. No kuusk pudiseb kõige kiiremini, aga mänd, jugapuu, nulg, need kõik kestavad kaua. Ja ma vaatasin, et sinu valikus on tegelikult siin laua peal on põõdrad ja siin on uhked sellised puidust kuused ja kõrged küünlajalad, et kas neid leiab ka kõike siit? Ja siit poest need ongi pärit ja kui me nüüd kodus lauda katame, siis ärge olge tagasihoidlikud. Muinasjutt
võtta, võib absoluutselt mänguasju, karumõmme, kuusekesi, käbisid, seeni, jõulutähti, kõike kasutada ja mida rohkem, seda uhkem. Muidugi ise peate ka laua taha ära mahtuma ja siis ohutus ka enne kõike, et küünlad peaksidki siis olema sellest muust kilakulast natukene kas siis kõrgemal või siis vaba pinda seal ümber. Aga absoluutselt kõike kasutada ja kuna meil on nüüd palju aega, siis detailid, nimekaardikesed, salvrätikesed, kõik asju, palun voltige, väga kihvtilt saab teha. Et see on kõik see aeg, kus meil on aega sellega tegeleda, see jõuluaeg. Mulle väga meeldib, et siin kitsede keskel istuvad proua ja härra Karu ja naudivad seda maitsvat jõuluõhtusööki, et imeline laud, väga tore, jätka oma tööd, sul on natukene veel teha, aitäh! Ja püsiviimistlus on oluline, et kui nüüd ma tegin selle vaniku valmis, siis kindlasti panna veel mõned i peale sellised lilletäpid. Aitäh! No nii, ja see on hästi vahva, et siin praegu siin aianduskeskuses Hortes valmivad praegu sellised head mõtted, head ideed, kuidas oma kodus jõulumuinasjuttu luua. Ehk siis meil on aianduskeskuses jõuluaja muinasjutt ja eks see jõuluaeg olegi juba see aeg, kus me tegelikult tahamegi nagu selliseid toredaid ideid luua oma kodus või tahame natuke mõelda selliseid ägedaid fantaasiaid, proovida oma kodu sisustada hoopis teistsuguseks. Väljas praegu juba õhtul on nii pime ja pimedat aega on nii palju, et selliseid häid ideid otsida, kuidas sa muidu saad, kui ikka tuleb seda ise valgust luua. Kuidas valgust tekitada, Katrin? No kindlasti, kui me rääkisime siin küünaldest, siis võib olla elustuli, aga tänapäeval on väga palju siis erinevaid võimalusi kasutada LED-i, kasutada erinevaid valguspallikesi, valgusküünlaid, et tegelikult on imeline valik, siin on terve osakond neid täis, et minul läks silmade eest täitsa mustaks või kirjuks, kui ma siia jõudsin. Ja õue panna on spetsiaalsed valgustused, mis saavad õue minna, on need, mis saavad tuppa minna ja loomulikult elustuli on elustuli, aga see turvalisus enne kõike. Ja miks mitte helevärvused, nagu te tegelikult näete, on siin igal pool kõikides nendes seadestes natukene heledat, et päris tume ei ole ükski. Ja seetõttu ka selline valge ja hele sobib võib-olla sellisesse jõuluaega. Et hoolimata sellest, et sinu Linno meeldivad tumedad värvid, siis mina olen ikkagi heledate poolt. Ja see hele on värvuste suhtes ikka väga oluline, sellepärast, et see pime aeg, nagu ma ikka ka ütlen, ja ma lihtsalt tumedate toonide suhtes tahaks alati öelda, et see peab olema nagu selline, see on nagu selline natuke salapära, natuke põnevust. Me ei tea, mis seal sees toimub. Nii nagu jõuluaegki. Me ei tea, kas jõuluvana toob mulle kingituse, toob ta mulle vitsakimbu või toob ta mulle kommikarbi. See on see suur ootus, et ma ei tea, et see tume toon oli selline salapära mõte minul. Aga õige see on, et valgust erinevate lampide, erinevate valgustite näol kindlasti saab jõuluajal luua ja need värvused on traditsioonilised jõuluvärvused, ehk siis me kasutame punast, rohelist, kuldset, see on jõuluvärvus ja jõuluajal sellist tüüpvärvuseid, need on traditsioonilised. Aga tänasel päeval kindlasti me tahame midagi uut võib-olla me oleme ära harjunud juba liiga palju ühe tooniga, siis võib ju midagi põnevatki teha. Ja mulle väga meeldib see, et meie õpetaja Pillel on selline vahva laud siin, kus siis tegelikult idee, et vaadake, kui me jõuluõhtul kõik pere tuleb laua taha ja siin on härra Põder ja Preili Metskitski on kutsutud selle laua taha ja siin on toredate lauakaardid välja pandud. Siin on palju küünlaid, küünlajalgu, et selline hoopis teistsugune jõululaud. Miks mitte, et ei peagi kuuske tuppa tooma. Kuusk on traditsioon, aga me võime jõululaua kujundada ja minule eriti meeldivad Pille laua peal need uhked kuused, mis on sellised naturaalsed ja seal on nagu kenasti tehtud, et see on nagu selline tore. Meie tööd on valmis saanud nüüd ja meie tööd on kõik sellises tasemel, et me võime vaadata neid täiesti puhastel laudadel. Kõik õpetajad täna on teinud siis oma ideid
Ja see ongi olnud täna selline väike tervitus kõikidele Eestimaa ja kogu meie sõpradele, olge te Eestis või kuskil mujal ja te olete Facebookis olnud meiega. Me oleme soovinud Aianduskeskuse Hortese ja ka Eesti Floristikakooli poolt teid jõulude puhul tervitada, öelda, et kõik on meie endi teha, olla rõõmsad ja läbi tegevuse, läbi käsi toimetamise me saame väga lihtsate vahenditega luua meeleolu, kui on vaja vahendeid, saab tulla poodi vaatama ja lihtsalt väga kenasti hakkama saada, nii et kõik need ideed on olemas. Kui me saaksime korra veel vaadata, meil on kohe ekraanil praegu esimene töö, tegemist on siis sellise toreda uisutööga. Siin on õpetaja Meeli pakkunud välja falenopsise ja selle falenopsise juures on siis uisud kasutatud, et võib-olla sa räägid veel paar sõna, miks see nüüd nii on? Üks sõna veel. See, mis ma lootsin, sai valmis. Et minu jõulumuinasjutt on täitunud ja ma loodan väga, et kohe-kohe läheb külmaks ja tuleb lund ja kõik saavad uisutama ja kui uisutamisest välja ei tule, siis tõesti võib proovida ise teha endale ükskõik, nagu Inna ütles, kui ei ole uiske kodus, siis mingite toredate vahvate saabaste peale jõuluseade, ebatraditsiooniline, aga vahva. Väga tore. Ja teine töö oli meil siin Svetlanal tehtud küünaldega ja tema poolt on siis kulda isegi laua peale puistatud. Ja, et kui muidu tavaliselt me oleme harjunud asetama küünlad lihtsalt kuskile seade sisse juba, mis on valmis tehtud, et siis seekord ma proovisin, kusjuures ma ei ole seda ise ka varem teinud ja mõtlesin, et päris huvitav on teha, et see seade küünla sisse ja selline tulemus mul sai. Et ma arvan, et see on väga vahva ja kindlasti julgustan ka teisi seda järgi proovima, järgi tegema. Tuletan meelde, et elusad lilled olen ma ikkagi pannud siia ampulliga. Ampulli samamoodi traadiga olen siis lükanud siia küünla sisse ja niimoodi püsivad ka elusad lilled siin selles seades kaua ilusad. Ja ma olen praegu õpetaja Heli töö juures ja õpetaja Helil on siis veel viimane sõna oma töö kohta. Miks, kuidas ja kas igaüks saab sellega hakkama? Miks? Ikka sellepärast, et endale meeldib väga. Ja ikkagi sellest loodusest inspireeritud, kasutatud erinevaid ilusaid, intelligentseid, väga kenasid lilli, nagu siin ennemgi juba räägiti, freesiat näiteks kasutasin, mis on väga hea lõhnaga. Siis on mul siin orhideesid, et ta jõululik oleks, siis jõuluehteid loomulikult. Ja kõige lõpuks on mul siin kena linnukene, mis nagu... See on nagu selline väike kirst tordil, aga võib-olla kaamera saab näidata, siit on väga hästi näha, kuidas on siia jõulukuuli sisse, läbipaistva jõulukuuli sisse pandud vesi ja selle vee sees siin, täpselt, siin vee sees on siis taim ja mis saab siis vett. Ja näete, vesi loksub, on näha väga äge, et jõulukuulidesse võib panna vett ja niimoodi teha väga ägedaid jõulukaunistuse. Kui teil on pööningul mõned vanad kuulid, millel ei ole praegu kasutust, tooge nad välja. Ma arvan, et see oleks hea sõnum praegu. See on väga hea sõnum, kuigi need antud on ikkagi ampullid meil ja neid saate jälle, kui te tulete meie kooli. Okei, super, aitäh sulle, Heli. Aga nüüd Svetlana, sinu töö on tegelikult juba tükk aega valmis. Ehk siis sellist, nagu sa ütlesid, et pööningule panemiseks. Natuke sa lisasid sinna juurde, mida? Jaa, ma lihtsalt natukene juurde lisan, et nagu ma ennemgi öelnud, et inimesed on erinevad, maitsed on erinevad. Ja millegipärast see aasta nagu valge värv on nagu selline puhtus ja meeldib ja millegipärast ma arvasin, miks ka mitte kasutada ka valget värvi ja natukene sellele lisaks lihtsalt midagi juurde panna.
noh, mina nagu näen, et mina olen väga rahul oma tööga, sellepärast, et mulle meeldib see ja mina tahaks sel aastal sellist puhtust, valgust oma tuppa ja tahaks väga nautida seda. Aitäh! No nii, ja ma olen praegu õpetaja Jelena töö juures ja Jelena, ma annan sulle mikrofoni. Palun tervita oma abikaasat või teeme sellised, kõik floristid saavad praegu tervitada oma abikaasasid, kes on väga tugevad, abivalmid ja ma pean tunnistama, et ka minu oma armas abikaasa on tihtipeale mulle abiks igasuguste heade kompositsiooniliste või värvus või seade nõuannetega. Ütle paar sõna, millised peavad olema need kaaslased, kellega koos floristid elavad? Kannatlikud ja väga hoolivad ja tegelikult ka temalgi ärkab huvi floristika ja kunsti vastu, ma panin tähele, nii et jah, suured tänud sulle, abikaasa Tarmo. Nii, kas ma... Suurepärane ja aitäh sulle ja meil on siin praegu siis küünlad, meil on välja lõigatud puidust kettad ja meil on siin amarüllused ehk ratsuritähed, mis on täielik jõululill, mis on siis tagurpidi pandud. Meil on siin ka rohelist mändi, mis püsib meil kaua, kuigi tal ei ole vee juurdepääsu. Ja tegelikult meil on siin ka valge, et see on selline naturaalne, roheline, punane, valge, klassikalised värvid. Ja valge toomiseks kasutasin ma siin vahatatud selliseid elemente. Need on nagu väiksed lumehelbekesed siin küljes. Et see on siis tavaline küünlavaha. Super, väga tore ja Katrin, sa oled jälle selle jõululaua juures. Kas teil juba kõht tühjaks pole läinud? Jaa, mul on kõht täitsa tühi, sest proua Karu ja härra Karu ja Preili Metskits ja härra Põder on siin kõik ilusasti ümber laua. No mis sa ise arvad? Kuidas sul õnnestus täna see laua katmine? No ja ütleme nii, et tuli välja, et jõuluaeg on see aeg, kui võib natuke vinti üle keerata ja ärge kartke teha selliseid külluslikke laudu, et toitu saab pakkuda niimoodi, ütleme järjest, et kõigepealt supp, praad ja siis magustoit, et kõik ei pea korraga laua peale mahtuma, et mul vanaema kindlasti ehmataks ära, et noh, aga kus ma selle toidu siia laua peale siis panen, võt serveeritegi niimoodi aegamisi. Nii et Preili Metskits või proua Karu on siis see, kelle koht jääb tühjaks. Loomulikult saab ka panna mujal, eks ole, et katta ka kõrvallaua ja siis vaadata juba edasi. No suurepärane, Inno on juba läinud meie saali keskele või meie tööde keskele ja tahab midagi ilusat vist lõpetuseks öelda. No meie aeg hakkab täis saama ja me ei taha kodudes rohkem inimeste aega kulutada. Küll aga me oleme alati veendunud, et meie oma jõulumeeleolu me saame ise luua. Me saame tekitada seda muinasjutulist tunnet. Aianduskeskus Hortes ja Eesti Floristikakool tänab teid, et olite koos meiega täna. Me soovime teile kõikidele turvalist ja kena jõuluaega. Me usume, et te olete kindlasti terved ja me saame kõikidest erilistest olukordadest üle ja meie elu on ikkagi valgust, sära ja kõike rõõmu alati täis. Meie siin praegu Aianduskeskus Hortes ja kõik Eesti Floristikakooli õpetajad, meie kõik tahame teile praegu soovida teile koos, teile kõiki häid jõule ja nüüd teeme seda kõik ühe korraga. Häid jõule!
Thank you.